Vaatame nüüd edasi erinevatesse ressurssidesse investeerimist, et kuidas seda teha või mingid sellised märksõnad, et mis selle juures silmas pidada. Jällegi ei ole kindlasti ammendav, aga sellised mõned mõtted või sellised olulisemad ideed, mis mul selle kokkupaneku ajal pähe tulid. Et esiteks üks asi, mis võib või tuleb päris suure tõenäosusega teemaks, on see, et kas sa fokusseerid ühele teemale või mingile ühele erialale ja õpid selle hästi selgeks ja saad üliheaks spetsialistiks või siis uurid ja katsetad ja õpid erinevaid teemasid ja sihuke laiem ampluaa, inglise keeles selline specialist versus generalist. Üldiselt kipub nagu olema see trend selline, et noorena me ei tea, milles me oleme head. Ehk siis ma ei pea ainult silmas võib-olla seda ka, et sa oled ainult hea, vaid sa oled võib-olla teistest parem või sul tuleb see asi lihtsamini kuidagi või sa naudid seda rohkem, et teised teevad, aga kuidagi jube vastumeelselt, aga sina naudid seda tegevust. Et mis on see koht, mida sa oskad, millest sa saaksid, millest sul on potentsiaali, kus sul on võib-olla isegi mingid head eelised võrreldes teistega ja mis lisaks, mis on see, mida maailmal on vaja. Ehk siis, kus ei ole näiteks liiga palju töötajaid ja liiga vähe töökohti. Et kus on see sinu nii-öelda inglise keeles või Jaapanis on see mõiste see ikigai, ehk siis sinu oskused, huvid vist või kirg ja siis see, mis maailmal on vaja, et see, kus on see ühisosa. Et seda leida, siis noorena tihtipeale me ei teagi veel, mis oskused meil on, mida me suudame arendada, mis meie potentsiaalid on, nii edasi, et siis tulebki tegelikult võimalikult palju asju katsetada ja siis näha, mis asi nagu on potentsiaaliga, mis mitte. Ja siin kindlasti on ka mõistlik nagu omada sükest natuke kannatlikkust, et päris niimoodi hästi palju on minust tänapäeval seda kiiret ja kohest vajadust, rahuldust leida või kohe, et kui alguses ei tule välja, siis järelikult ei ole sulle. Et tihtipeale võtab ikkagi tükk aega, enne kui sa üldse jõuad mingi valdkonna piisavalt hästi selgeks saada, et sul võiks seal tekkida see koht, kus sa saad oma mingeid andeid või oskusi siis nagu reaalselt rakendada. Et tihtipeale alguses võib-olla ongi see, et sul on vaja mingid asjad selgeks saada, mida sa ei oska, sest sa pole neid mitte kunagi teinud, aga kui need asjad on selged, siis saavad sinu mingid loomulikud anded ja oskused nagu ka tulla mängu ja siis näed, kuidas sa hakkad mingeid seoseid tegema ja kuidagi asi hakkab sujumaks. Et tasub nagu proovida võimalikult palju asju, õppida sellest, vaadata, mis sulle sobib, mis sulle ei sobi, mitte ainult niimoodi, et see valdkond mulle ei sobi, vaid võib-olla on seal valdkonnas mingid spetsiifilised tegevused või mingid spetsiifilised nüansid, mis sulle ei sobi, aga mingid asjad, mis sobivad ja millest sa oled väga hea ja mis sulle ka meeldivad ja siis üritad neid konkreetseid neid teguriteks nagu lahutada neid asju ja siis leida just selle, kus on need erinevad tegurid koos, mis sulle sobivad. Et ma ei tea, mingis kontekstis on mingid paberitööd jube palju, aga see absoluutselt sulle ei sobi, aga see tegevus, mis paberitööle eelneb, see on nagu jube hea ja siis üritad leida, et mis on need aspektid, mis selle paberitöö juures näiteks ei sobi ja mis on need aspektid, mis selle eelneva töö juures nagu sobivad ja võib-olla saad näiteks seda tööd endal kujundada nii, et sa saadki keskenduda rohkem sellele eelnevale tegevusele ja keegi teine siis teeb seda paberitöödena või siis saad leida mingeid teisi töökeskkondi või töövaldkondi, kus on need sobivad omadused olemas, võib-olla on täiesti teine amet, täiesti teine eriala, aga need aspektid seal taga on samad, et ma ei tea, inimestega suhtlemine või mingite probleemide lahendamine või mis iganes, et ühesõnaga sellised natuke abstraktsemaks, aga samas konkreetsemate asjade peale minna ja siis võid leida mingeid selliseid huvitavaid võimalusi. Aga jah, noorena üldiselt on see, et lihtsalt tuleb hästi palju uurida, hästi palju vaadata, silmaringi avardada ja siis hakkad neid asju nägema ja mingid mustrid võib-olla avastama enda kohta. Jah, okei, kui sa noorena juba tead väga kindlalt, mida sa tahad ja et sa oled selles väga osav ja nii edasi, siis võib ka selle fookuses jääda, et ei pea tingimata lähtuma sellest ideest, et õpi hästi palju asju ja katseta hästi palju asju, aga lihtsalt see enamus juhtudel ei ole noorena seda nii selget fookust ja tihtipeale
tihtipeale see fookus võib-olla ei ole ka nagu kõige õigemas kohas, et sulle tundub, et see on väga hea asi, mida sa naudid ja oskad. Aga kui sa oled, ma ei tea, kuskil maakohas ja sa oled osavam kui need 2 testiinimest, kes ka seda teevad, siis tasub natuke vaadata laiemalt, et kas see oskus tegelikult on nagu ka laiemas kontekstis väga hea oskus sul või lihtsalt selles väikeses konnatiigis. Et kui sa tuled sealt maakohast Tallinnasse, et kas sa siis oled ka selles konkurentsis nii-öelda osav või tegelikult sul lihtsalt seal maakohas ei olnud seda konkurentsi. Et natuke laiemalt mõelda. Et võib-olla mõnikord meile tundub, et me oleme milleski hästi osavad ja see sobib meile juba hästi, sest et me tegelikult ei ole midagi muud proovinud või me ei ole laiemalt asju vaadanud. Siis kuidas oskusi omandada või nendes investeerida, saab jällegi erinevatel viisidel. Õpingute all pean ma silmas siis sellist ametlikku haridust, ehk siis kool, ülikool, kutsekool ja nii edasi. Seal saab õppida iseenesest päris palju asju, mõnel juhul kindlasti peabki seal õppima, sest sul on vaja seda paberit näiteks, arstiks tahad õppida, siis pead kooli minema, juristiks tahad õppida, siis pead ka ikkagi vastava hariduse saama, et muidu nagu päris ei saa seda asja teha. Küll on kool on ka hea koht sellise võib-olla mõtteviiside omandamiseks ja sellised teoreetiline taust võib-olla ja siis ka natuke sellist tuima igavat tööd harrastada, et sa õpid tähtajaks mingeid nõmedaid asju ära tegema, mida tihtipeale tööl tuleb ka teha, et sa õpid nagu selliseid oskusi. Aga kui me räägime reaalselt sellist rakendamisest ja õppimisest, et kuidas nagu päriselt asju teha, siis tihtipeale on selline kas töö või hobid või praktika või selline vabatahtlik tegevus see, kus need kõige tugevamad ja paremad praktilised teadmised tulevad, eks. Ehk siis ei maksa nagu mõelda, et kui sa käid koolis, siis sellest piisab. Võid ka mõelda seda, et sa näiteks teed neid samu asju hobi korras kuidagi või siis leiad mõne vabatahtliku võimaluse, kuidas seda asja nagu rakendada, mis sa oled õppinud ja selle abil siis oma oskusi veelgi edasi arendada. Et kõige lihtsam näide on programmeerijad, kes ma ei tea, koolis õpivad oma programmeerimist, aga samal ajal, vabal ajal kirjutavad mingeid programme ja teevad mingeid saite ja ühesõnaga arendavad oma oskust, õpivad juurde ja ka demonstreerivad võib-olla näiteks avalikkusele, et näed, tegin sellise vinge asja ja inimesed kasutavad, siis see on juba natukene lisaks oskustele juba läheb ka sinna suhete arendamise valdkonda, et saad selliseid asju. Ja siis juristiks hakkad õppima, siis saad ka samamoodi näiteks kirjutada mingit blogi kuskil või arvamusartikleid mingi valdkonna ajaloost või arengust või mingitest probleemkohtadest ja nii edasi, et sa saad tegelikult neid asju niimoodi teha. Et selles kontekstis nagu võiks nagu leida neid võimalusi, kust asju praktikasse panna. Samamoodi võid näiteks, ma ei tea, õpid turundust ja siis vaatad, et mingi sinu lemmik ettevõte toodab mingit asja või teeb mingit teenust või mingi äge blogija on sinu arust, kes võiks rohkemate inimesteni jõuda, siis kirjutad talle või teed talle mingi sellise asja, et näed, ma tegin sulle mingi sellise ägeda turundusplaani või ma ei tea, näed, siin on mingi äge turundusvideo selle asjale, et näed, kasuta kui tahad. Et ühesõnaga võtad mingid teadmised, teed mingi pisikese jupi talle või siis kirjutad talle, et kuule, kas sul on sellega abi vaja, ma võiks nagu aidata teha seda. Ja siis saad sealt oma nii-öelda kogemust. Et ma tean, USAs on päris palju selliseid näiteid, kus keegi niimoodi tegi ja siis sellest hakkas mingi päris pikk siuke koostöö. Ja Kristjan Liivamägi minu arust läks ka kuskile niimoodi, et tööle teda ei võetud, aga siis ta läks nagu vabatahtlikuna sinna, et ma teen tasuta tööd ja siis sai sealt, minu arust ta sai sinna tööle või sai ta sealt soovituskirja, mille abil ta sai teise kohta tööle, ma täpselt ei mäleta enam, aga see oli nagu siuke jälle üks aste, mis andis teda niimoodi edasi. Aitas nagu valdkonda siseneda. Et tasub nagu mõelda selle peale ka, et tegelikult saab päris palju oskusi väljastpoolt kooli ka nagu omandada. Siis on selline kontseptsioon nagu siuke wicked versus kind environment, ehk siis selline keerukas ja lihtne keskkond, millele tasuks nagu mõelda. See keerukas keskkond sisuliselt on siis selline koht, kus
tegevuse ja tulemuse vahel ei ole otsest seost. Et sa teed sama asja, samamoodi, ühel korral on tulemus üks ja teisel korral on tulemus teine. Et seal ei ole sellist asja, et iga kord, kui sa teed midagi, siis tuleb kindel tulemus. Ja see nii-öelda lihtne või kindel keskkond on selline, et sa teed A, tuleb B. Iga kord, kui sa teed A, tuleb B. Et see on hästi erinevad teemad. Et kui sa õpid sellist kindla keskkonna asja, programmeerimine näiteks võiks siia alla minna, et paned koodi sisse, viskab veateate. Paned sama koodi sisse, saad endiselt sama veateate. Kirjutad koodi ilusti õigesti, asi toimib. Kirjutad teist korda sama koodi ilusti õigesti, asi toimib. Et sul on nagu väga lihtne kontrollida, kas see asi on nagu õige või vale. Seal on ka natuke nüansse, tihtipeale näed, et mõnikord sa kirjutad koodi, mis justkui toimib, aga tegelikult seal on mingi veateade kuskil ilmub varsti error sisse, kui mingit sammu teha enne. Aga ikkagi siis sa saad jällegi teada, et siin koodis on viga sees, et teed selle korda, siis jälle toimib. Et see on nagu selles kontekstis on päris lihtne. Ja siin on nagu suht lihtne nagu valida seda ka allikat, kus sa õpid, et sa võid seda tegelikult üsna iseseisvalt õppida. Paned YouTube'i video sisse või otsingusse sisse, otsid oma video üles ja siis põhimõtteliselt teed selle video järgi, kui asi ei toimi, siis järelikult oli halb allikas, otsid parema ja lähed eluga edasi. Aga see keerukas keskkond on nüüd selline, kus muutub see allika valik hästi oluliseks, sest et siin on see olukord, kus sulle võib tunduda, et jube tarka juttu räägib, jube asjalik allikas ja sa hakkad seda rakendama ja sul lähebki jube hästi ja sa panustad sinna veel rohkem ja jääd nagu sellesse, lõpuks hakkad seda uskuma ka, jube hea, teed seda kogu aeg, aga tegelikult see asi viib siin nagu halva tulemuseni. Sa lihtsalt ei saa aru, sest et vahepeal sa saad nagu võite, siis tuleb kaotus, siis saad võite, siis tuleb kaotus. Et sa ei saa nagu, sul võib aastaid või isegi aastakümneid minna aega, enne kui sa päriselt aru saad, et tegelikult see oli nagu halb asi. Et siin ei ole, kuna siin ei ole seda tulemuse ja tegevuse vahel nii tugevat otsest seost, siis on väga raske tihtipeale aru saada, et kas see on nüüd õige asi või mitte. Ja siia alla lähevad sisuliselt kõik, mis on nagu investeerimisega seotud, sest siin on hästi palju juhuslikkust, kõik inimsuhete, ettevõtluse ja muude selliste asjadega seotud, kus sellist juhuslikkust ja varieeruvust on päris palju sees ja sükest müra. Et sa võid mõelda nagu, või õppida mingit psühholoogia teemadena, et internet on mingit võlts terapeute, mis iganes tegelasi täis, kes räägivad sulle jube tarka juttu enda arust, aga tegelikult see on nagu tihtipeale hästi kahjulik, mis see tuleb. Et seda on nagu väga raske aru saada, kui sa ei ole nagu süvitsi uurinud ja sa ei ole nagu valdkonna ekspert põhimõtteliselt. Et selles kontekstis peakski nagu tegema sellist hästi olulist eeltööd enne. Ja kuna see eeltöö on tegelikult päris keeruline, kui sa ei tunne valdkonda, siis mida võib-olla võiks vaadata, on see, et üks selline lihtsam, või ma ei tea, kui lihtne ta on, aga võib-olla natuke lihtsam nipp on see, et sa vaatad, võtad näiteks mingid teadusartiklid ette, mingid sellised asjalikumad teadusartiklid, võib-olla meta-analüüsid, mingid sellised põhjalikud statistikad ja siis uurid, et mida see räägib. Ja näiteks investeerimise kontekstis vaatad näiteks, et kui paljud aktiivsed fondijuhid suudavad turgu ületada. Ja sa näed, et sisuliselt kõik analüüsid, mis on sel teemal tehtud viimase mingi 40-50 aasta jooksul, jõuavad sisuliselt samade järeldusteni. Ja siis sa loed seda mingit fondijuhti või mingit investorit, kes räägib sulle, et näed, tee niimoodi ja naamoodi ja sa väga lihtne on turgu ületada. Siis sa saad juba aru, et tema jutt läheb vastuollu sellele, mida kõik tulemused nagu näitavad ja mida kõik uurimused näitavad, siis sa saad aru, et ilmselt ei ole eriti usaldusväärne allikas. Et kui seal tuleb mingite selliste asjadega, kus kõik teadlased ja statistika nagu räägib ühte, aga see inimene räägib täiesti teist juttu, siis sa ilmselt saad aru, et see ei ole eriti usaldusväärne allikas. Kuidas nagu teistpidi öelda, et see allikas on hästi usaldusväärne, siis on päris raske. Et seal nagu on liiga palju nüansse võib-olla, aga seda siis saab mingeid allikaid nagu välistada. Või samamoodi siis ka näiteks seda, et kui keegi ennustab kogu aeg mingeid asju, jällegi investeerimise kontekstis ja lihtne näide on, et
et ma ei tea, Kiyosaki on viimased 10 aastat ennustanud juba mingi, ma ei teagi palju neid krahhe on, mida ta on ennustanud ja neid ei ole tulnud, et siis ilmselt ei ole eriti sisukas allikas. Et selles kontekstis välistamine on nagu lihtsam kui selle kvaliteetse allika leidmine võib-olla. Aga kui sul on mingeid häid ideid, kuidas seda asja teha, siis sa võid ka ilusti kommentaarides jagada. Ma arvan, et kindlasti on hea kuulda, ma tahaks ka kuulda, kuidas teie olete neid filtreerinud ja üritanud leida allikaid, mida saab nagu usaldada. Siis on erinevaid viise, kuidas saab oma õppimist siis kiirendada või siis aeglustada, olenevalt, kuidas inimesed seda teevad. Et mida nagu siis kasutada, et jällegi siin on erinevaid nüansse. Üks aspekt on näiteks see, et milline inimene sa oled. Et mina näiteks olen selline, et ma võin iseseisvalt õppida väga, väga põhjalikult, väga palju. Ma võin raamatuid lugeda, teadusartikleid lugeda. Iga sellise koolituse jaoks ma tüüpiliselt loen kuude kaupa niimoodi mingid hunnikud raamatud ja asju. Ehk kulutan ebamõistlikult palju aega siia peale, aga ma olen üsna selline iseseisev õppija. Võib-olla isegi liiga iseseisev õppija, aga see selleks. Teine pool on see, et päris paljud inimesed ei suuda nagu ise sedasi õppida, ma tean, et väga palju on kasuks see, kui on mingi väline selline programm ette antud, ma ei tea, koolist või koolitusel on selline struktuur, keegi on selle info ülesehituse paika pannud sulle, annab sulle ette ja siis õpid seda selgeks ja teed. Ja siis võib-olla on mingid tähtajad kuskil ja siis õpid ja see nagu aitab kaasa ja keegi kontrollib, võib-olla väline vastutus ja muud sellised aspektid. Et siis on nagu kergem. Et sõltub sellest, milline sina oled, siis valida, mis meetode nagu kasutada. Et kui sa ei ole eriti iseseisev õppija, siis ilmselgelt sa ei hakka raamatuid ja teadusartikleid väga lugema, aga siis võta omale mingi teine variant, kas mentorlus või koolitus või mingi muu selline lahendusena. Siis tasub ka mõelda, et kas sul on vaja võimalust küsida inimeste käest. Et jällegi oleneb natuke teemast, et programmeerimine võib-olla on natuke lihtsam, et saad errori siis guugeldad ja leiad infot, aga jällegi sellised wicked, keeruka valdkonna teemad on võib-olla sellised, kus sa võid küll guugeldada ja sa leiad hästi palju vastuseid, aga sul on väga raske aru saada, kas see vastus nüüd on õige või mitte. Et kas sa peaksid seda vastust kuulama või see on kellegi välja mõeldud mingi jama või see on kellegi turundusjutt üldse ja nii edasi. Et seal võib see palju keerulisem olla. Et selles kontekstis kõige selline lihtsam koht, kus saab küsida, ilmselgelt on selline mentorlus või coaching või mingi muu selline nõustamise stiilis asi. Et siis seal saab nagu alati küsida, aga seal peab ka jällegi vaatama, et allikas oleks see, et kui sa lähed investeerimise kontekstis lähed panga nõustamisele, siis seal tegelikult ei ole nõustamist, et sa küsid ja sa saad vastuseks, milline nende toode sinule kõige paremini sobib. Ehk siis, kus nad saavad võimalikult head tasu sinu pealt võtta. Aga kui see nagu allikas on see hästi valitud, siis sa saad sealt nagu väga kiiresti vastused kätte. Samamoodi saad näiteks, lähed mingi asjatundjaga lõunale, noorena võib-olla kõige tüüpilisem stsenaarium, et sa mõtled, tahaks minna õppima või tööle mingisse valdkonda, otsid LinkedInist 4-5 inimest, kes selles valdkonnas töötavad ja kutsud nad lõunale, teed neile lõuna välja, ütled, et tahaks natuke selle valdkonna kohta rohkem teada ja siis lõuna ajal küsidki, et mis on need olulised oskused, mida ma peaks nagu arendama, et sellest valdkonnast tööd saada, mis on need plussid ja miinused selles valdkonnas töötamisel, mis on mingid raskemad asjad, mis on põnevamad asjad ja nii edasi ja siis saad nagu aimu, et mida see töö endast siis päriselt kujutab, kas sa tahad seda teha ja kui sa tahad, siis kuidas seda või mis oskusi või millele sa võiksid keskenduda ja nii edasi. Et sealt saad küsida väga kergelt, väga kiiresti. Google'is seda infot on päris raske leida tihti peale. Et jällegi see info võib seal olla muidugi, aga kas see on nagu asjakohane, seda ei tea nagu. Et praktikutelt või sellised valdkonnas töötavalt inimesed on seda palju parem küsida. Ja aga online kursustes võib iseenesest olla see võimalus olemaseks, et minul on iga kursuse, iga selle video all on kommentaaride koht. Kui sul tekib küsimus, ei saanud millestki aru, tahad midagi rohkem teada, saad alati sinna kommentaari küsimuse panna ja ma üldiselt vastan nendele üsna kiiresti. Et ma saan meili peale reeglina teavituse, tuli kommentaar ja siis ma näen seda ja siis ma kirjutan sinna nii hästi, kui ma vastata oskan. Aga mõned kursused on sellised, et
ostad omale video ja sul ongi lihtsalt see video seal, istu ja vaata see videot 1,5 tundi ja küsimise võimalust näiteks ei ole, et oleneb, mida sa vajad ja siis vastavalt sellest peaks nagu valima. Siis võiks ka mõelda ajakulu peale, ehk siis kui sul on aega palju ja tahtmist ja motivatsiooni ja iseseisvat õppimist, siis võid julgelt teha ise kõik õppida, võta raamat, loe teadusartikleid, kuluta tunde ja võib-olla kuid ja aastaid ja sa võid seda rahulikult teha, eks. Kui sul aega on vähe, siis saad, kas siis sellepärast, et sul on hästi palju muid teemasid, mida sa tahaks õppida või mille peale sul kulub mingid kohustused, asjad ja nii edasi, siis on nagu teised valikud. Siis ma ütleks, et see mentorlus või coaching treener, mis iganes valdkonnas sõltuvalt, on oluliselt kiirem ja parem variant kui iseseisev õppimine või raamatud või muud sellised asjad. Et jällegi saan tuua oma näite investeerimise valdkonnast, et tüüpiliselt selline 1,5 või 2 tunniga saab inimesele teha põhimõtteliselt kogu investeerimise baas teadmiste osa selgeks. Eriti kui inimesel on veel mingid eelteadmised olemas, siis saab veel kiiremini tegelikult, lihtsalt siis on võib-olla mingid spetsiifilisemad küsimused ka mingite asjade kohta ja saab ka need selgeks selle aja sees, et tegelikult saab väga kiiresti kogu selle baasteadmise info kätte, mis vaja ja saab ka mingi võib-olla sellise kindlustunde, et sul tekkis mingi küsimus, millest sa natuke kõhklesid, ei saanud päris aru, siis saad küsida ja saad selle kohta infot ja siis saad nagu oluliselt sellise kindlama ja selgema pildi endale ette, et mida ma siis nüüd edasi hakkan tegema. Et see on nagu aja mõttes eriti kiire. Sama asi näiteks trenni tegemisega, eks, et minu enda näide jälle, et ma kunagi, mul on päris tihti see mõte on, et ma olen nagu olnud maksimiseerija selles kontekstis, ma pean tegema, kui ma teen trenni, siis ma tahaks teha kõige efektiivsemal viisil trenni näiteks. Õnneks ma olen selle mõtteviisi natukene välja juurutanud endast, aga ikkagi oli see, et kõige efektiivsemal viisil ja kuna ma tahtsin kõiki asju nagu ise õppida, siis õpin ise ja siis tihtipeale oligi lõpuks nagu see probleem, et kuna ma ei teadnud, milline see kõige efektiivsem viis on, siis ma ei hakanudki üldse tegema ja siis see nagu see plaan lükkus nagu aastaid edasi lõpuks vahepeal, et ei olnudki mingit sellist korralikku treeningkava ega midagi, mille järgi nagu toimetada. Aga siis ma võtsin omale personaaltreeneri ja siis said mingid harjutused asjad selgeks ja tekkis päris hea rutiin üsna kiiresti. Et mõned kõrvad käisin seal treeneri juures, siis tegin ise mingeid asju, siis jälle läksin treeneri juurde ja siis tegin jälle ise asju, et lõpuks oli selline päris hea jõusaali rutiin, kuni tulid väiksed lapsed ja see rutiin kadus ära, et nüüd peab jälle seda taastama hakkama, aga ühesõnaga, saab nagu kiirendada kogu seda protsessi väga-väga palju, kui sa leiad selle õige inimesena. Et kui sul ei ole aega, siis kindlasti tasub kaaluda neid eesmise otsa asju, mis aitavad aega kokku hoida. Rahaliselt on küll kallimad, aga ajaliselt on oluliselt odavamad. Või tegelikult need ei pruugi rahaliselt ka kallimad olla, et kui me räägime just, tegelikult võib ka treeninguga olla see, et kui sa leiad mingi väga halva treeneri, kes tervise ära rikub, siis see võib päris kalliks maksma minna, eks. Aga investeerimise kontekstis on see, et kahjuks seda infot või infomüra on nii palju, et sa võid aastaid või isegi aastakümneid jälle õppida ja teha mingeid asju ja õpid nagu valesid asju. Ja siis koolirahad on hästi suured. Et selles kontekstis võib ka see mentorluse või see esimese otsa pool olla oluliselt kiirem ja odavam kui iseseisev õppimine. Siis üks märksõna igaks juhuks veel juurde, mida ma põgusalt ka mainisin, aga just coachingu kohta, et iseenesest see mõte on nagu väga hea, et on sellised coach'id olemas, kes aitavad, kõrvalt peegeldavad ja suunavad ja motiveerivad põhimõtteliselt. Aga kahjuks on selles valdkonnas nagu jube palju sellist kahtlast seltskonda ka tekkinud. Et see tundub selline hea lihtne viis raha teenida ja siis tulevad mingid inimesed, kes hakkavad coach'imist pakkuma, aga tegelikult neil mingit eetilisi tõekspidamisi ei ole, võib-olla ei ole ka mingeid oskusi, nad ei oska sind tegelikult coach'ida, nad lihtsalt räägivad sulle mingit motivatsioonikõne või mis iganes muud asja ja motiveerivad sind suuri rahasid neile maksma ja lõpuks sa tegelikult ei saa sealt suurt midagi. Et tasub nagu jällegi väga hoolega nagu valida, et kas see coach on ikkagi tasemel inimene või mitte. Et kas ta saab sind aidata sellega, mida sa tahad. Et tasub ikkagi uurida. Siis
Natukene võib ka mõelda seda, et mis tasemel sa tahad õppida infot. Ehk siis jällegi, kui me räägime sellest wicked versus kind või kindel versus keerukas keskkond, siis kui sa õpid seda kindla valdkonna asja, siis iseenesest on, nagu ma enne ütlesin, see algused faas on võib-olla koht, kus selline personaalsem lähenemine võib abiks olla, et leiad mingi mentori, coach'i või treeneri või mingi asjatundja, kellega lõunal käia, et siis ta aitab sul nagu saada suuna kätte, et mis teemad on olulised, mida ma peaks tegema, mida ma peaks õppima, kus ma peaks hakkama liikuma, saad mingi sihi ja siis hakkad minema. Aga siis seal keskel väga ei ole sellest kasu, et sa lähed sinna treeneri juurde ja ta ütleb sulle sama asja, mis ta on sulle juba 20 korda öelnud, et tee täpselt neid samu harjutusi ja tee neid, kuni sa jaksad rohkem umbes ja kogu lugu. Et seal võib olla kasu, näiteks see, et eriti treeni kontekstis ilmselt see, et siis sa lähed nagu suurema tõenäosuse kohale ja teed ära, aga samas see kasu ei ole enam nii suur, kui ta oli seal alguses. Et seal keskel on lihtsalt see, et sa pead tegema asju ja kui sa tead, mida sa pead tegema ja sa teed seda, siis tegelikult see nii-öelda personaalsema lähenemise mõju või see kasutegur muutub väiksemaks. Kui sa nüüd oled mingid baasasjad selgeks saanud, siis võib jälle see asjatundja abiks olla, et jõuad programmeerimise näites, siis õpid mingid asjad ära, hakkad programme koostama, juba oskad seal midagi teha, enam-vähem juba mingid, võid öelda, et sa oled programmeerija näiteks, et siis võib mingi spetsialistiga konsulteerimine jälle kasulik olla, et saad mingit sellist infot, et kuidas muuta programmid skaleeritavamaks või efektiivsemaks või mingid sellised üldisemad kontseptsioonid jälle, mida kuskilt internetist otsides, ilmselt leiab, aga võib-olla ei ole nagu nii spetsiifiline, nii konkreetne või ei saa nii konkreetselt oma küsimustele vastuseid. Et siis võib jälle see koht olla, kus on jälle kasu. Aga kui me räägime sellest keerukast keskkonnast, siis alguses on jälle sama, et see nii-öelda siht kätte saada on kindlasti kasu, see personaalsem lähenemine on abiks, aga lõpus on sama teema jälle, et siis on jälle mingid üldisemad kontseptsioonid võib-olla abiks, aga siin võib ka sellest keskmises kohas olla iseenesest kasu, et selline, siis ta on rohkem selline psühholoogiline nõustamine või mastermindi laadne asi või accountability moodi asi või psühholoogia asi pigem, et siis just selles osas, et sa teed aastaid mingeid asju, aga sa ei näe võib-olla tulemusi või oled, ma ei tea, 3 aastat raha investeeringutesse toppinud ja siis tuleb krahh ja sa näed ainult suurt punast miinust, et siis võib olla tihtipeale päris raske nagu edasi teha, aga siis võib see nii-öelda mingi selline kogenuma inimese siuke hoiak või teadmised ja toetus olla abiks selles kontekstis, et see on normaalne, turud kukuvadki, jah, sa teed õigeid asju, sa oled õigel teel ja ole kannatlik ja jõuad tulemuseni. Et siis see aspekt võib olla kasulik. Et seda on ka uurimustes vaadatud, et välismaal, kus need finantsnõustajad on inimestel, siis seal üks osa sellest reaalsest kasust, mis nendest ongi see, et siis sellistes raskemates hetkedes nad aitavad nagu sihti hoida. Seal on muidugi hunnik muud probleeme, miks nad ei ole eriti kasulikud, aga selles kontekstis on nagu kasu nendest. Ja oskuste all, nagu ma enne ka põgusalt mainisin, pean silmas siis nii suhtlemisoskusi, tööalaseid oskusi, enesejuhtimisoskusi, õppimisoskusi ja nii edasi. Ehk siis kõike seda, mis aitab sul tegelikult oma eesmärkide suunas liikuda, ehk siis elada head elu, olla produktiivne ja elada tervislikult ja juhtida oma otsuseid ehk täita oma eesmärke ja seada eesmärke ja nii edasi. Et kõik need oskused, mis alla lähevad, kõikidesse võib sisuliselt investeerida, sest tegelikult kõik need võivad toetada. Et ma ei pea silmas ainult seda, et sa lähed õpid ülikoolis oma eriala ja see on nüüd see kõik, vaid ka seda kõike, mis seal ümber on, emotsionaalset intelligentsust, planeerimisoskusi ja kõike muud, mida tegelikult läheb nii eraelus kui tööelus vaja, et edu saavutada.